andmisi siin. Kvoorum on meil igal juhul. Päevakord ja materjalid volikogu istungi jaoks on e-kirjaga edastatud ja Antesel on püsti. Ja... Ma sooviksin väikse arupärimise ja anda, mis kogukonna selle volikogu. Aitäh. Paneme protokolli, et arupärimine on edastatud vallavanemale. On ka kogukonna poolt. Kas on päevakorra osas volinikel mingisuguseid ettepanekuid? Ei paista kätte merd, siis ma teeksin ise ühe täienduse päevakorda. Nimelt on päevakorrast välja jäänud üks informatiivne punkt. Nimelt soovib siis eriplaneeringu koostaja Hendrikson ja Koov siis anda ülevaadet praegu tuuleparkide eriplaneeringu hetkeseisust ja paneme ta viimase 10. punktina. See on informatiivne punkt, seal hääletamist ei toimu ja ettekandja Ville Metspalu kannab seda Teamsi vahendusel ja annab siis ülevaadet. Ja volinikud saavad küsida küsimusi. Kas on muid ettepanekuid päevakorra osas? Ei ole, et siis paneme päevakorra hääletusele sellise 10 punktina, nagu ta seina peal oli, ja hääletamist, kes on päevakorra poolt. Nii, siis meil on päevakord vastu võetud, erapooletuid ja vastu ei ole. Ja paluksin esimeses päevakorrapunktis maaspetsialisti Mikkel Kalka. Tervist! Otsuse eelnõu vallale kuuluva kinnisasja võõrandamine või hoonestusõigusega koormamine enampakkumise korras. Lääneranna vallale kuulub 3 kõrvuti asemel. Vana-Sigala kinnistu, Uue-Sigala kinnistu ja tänav. Vana-Sigala ja Uue-Sigala kinnistul asusid siis kunagi endised Sigalat, vald omandas selle maa peremehetu varana, mitte maa, vaid hooned, nende juurde siis sai ka maa ja tänava kinnistu on siis riik andnud vallale munitsipaalomandisse. Üldplaneering näeb ette kõigi 3 maatüki kasutamist tootmismaana. Ja samuti ei ole sellel maa sellist ühiskondlikku maa perspektiivi. Lääneranna vald ei vaja tootmismaad enda omandisse ja mõistlik on see maa anda siis eraettevõtlusele tootmise otstarbeks. Eelnõu on siis ette valmistatud sedasi, et Lääneranna vald siis võõrandab need kinnistud siis oksjonil, kas siis kinnistu võõrandamisega või siis ka hoonestusõiguse võõrandamisega. Mis ei välista ka seda, et võib-olla tuleb mõlemad kasutada, et seatakse mingitel tingimustel hoonestusõigus koos siis hilisema võõrandamise õigusega, aga nüüd selle oksjoni ettevalmistamise korraldamine, siis selle otsusega delegeeritakse Lääneranna vallavalitsusele. Ja otsuses eelnõus on siis ette nähtud siis 2 üldist suunist Lääneranna vallavalitsusele tegutsemiseks. Üks tähtsam suunis on siis see, et enampakkumise võitjal
lasub uute töökohtade loomise kohustus. Kui palju ja mis ajaks selle selgitab kõik välja vallavalitsus. Ja vajadusel võiks kinnistuid enne enampakkumist ühendada. See tähendab siis üldiselt seda, et kui läheb asi hoonestusõiguse seadmiseks, siis mitte oksjon ei toimu iga maatüü kohta eraldi, vaid kinnistud on ühendatud ja ühe kinnistu kohta viiakse läbi siis oksjon. Minu kord. Kas volinikel on küsimusi? Muudatusettepanekuid? Ei ole? Ei. Majanduskomisjon toetas ühehäälselt otsuse eelnõu vallale kuuluva kinnistuse võõrandamist või hoonestusõigusega koormamist enampakkumise korras. Selge. Paneme esimese otsuse hääletusele ja palun hääletada, kes on otsust poolt. Selge. Vastuhääli ei saa meil olla, 19 poolt häält, erapooletuid ka ei saa olla, nii et otsus on vastu võetud. Aitäh! Ja teise päevakorrapunkti juures kutsun ettekandjana varahaldur Aare Laureni. Volikogu esimees, lugupeetud volikogu liikmed, Lääneranna valla omandis vara, mis ei ole avalikuks otstarbeks valitsemiseks ja tulusandmiseks vajalik, aga omamisega kulud, nende seisud halveneb, selle väärtus kavaneb, et seisundi parandamine ei ole majandusest põhjendatud. Vara on kasutuseta, ei ole seotud lepingute ega muude võlaõiguslike piirangutega. Turuväärtus enamasti madal, alginna väärtuseks ei ole omanikel. Enamikel juhtudel eksperthinnangul on tuleb ajastus. Ja õiglase hinna määrab avalik enampakkumine. Ja üheks selliseks varaks on meil siis leiadesse ka Puutu D1, Virts Alevik, Vana Tõllapuur. Ja on ettepanek võõrandades enampakkumise korras ja enampakkumise alginnaks on pakutud 20 000 eurot. Mul on üks küsimus. Kas see on see Tõllapuur, kus arenguselts ka toimub? Ei. See ei ole sedel. Seal vastas? See on seal, jah, nad on ühes piirkonnas, jah. Idente kaksid teiselt pool. Tall päris, jah. Ja maad on sellel 4 korda vähem, jah? 3 korda vähem. 4000 pruut ja teisel on 12 000. Aga mul on nüüd üks küsimus, kui kompleksselt seda keegi ei taha seal siis arendada, kui juba seal neid külaselts või arenguselts seal midagi teeb ja toimetab, et nüüd me hakime selle kinnistu ära. See on eraldi kinnistu muidugi. See kompleks võib-olla on küll jah seesama, ütleme see Virtsu ja see piirkond, aga nad on küll eraldi kinnistute peal täiesti jah. See on tehtud eraldi ja kindlasti kõik kunagi mu isale kuulub. Jah, küllap vist ja seal on ta ikkagi üsna see katastri kaart ka peal. Nagu näha on seal ikkagi väga palju erinevaid kinnistuid. Ja üks see Puutu D1 on siis see siit meil vaadates paremat kätt on, mida me siis paneksime enampakkumisele, siit paremale selle kaardiga siis see teisel pool. Teine on sealt läheb paika. Okei. Nüüd ma saan aru küll, Nii, meil see küsimus. Minul küsimus selle alghinna kohta, et mismoodi see määratud on. Ma puhtjuhuslikult mäletan eelmise, siis selle teise poole hinda, et see on tunduvalt kõrgem. Tunduvalt mis? Tunduvalt kõrgem sellest
noh, muidugi aega on ka mööda läinud, aga mitte nii ja palju. sa vaata, mis hinnad on teinud, mis kinnisvara hinnad praegu maksavad. Jah, et kas see on nüüd, selles mõttes on ta kinnisvara büroo kaudu või lihtsalt keegi on lakke vaadanud ja paneb 20 000? jah, büroo päris nagu küsitud jah ei ole siin ühegi büroo käest, et mis ta võib maksta, aga minu esialgne mõte oli koguni 65 000 küsida, aga see alavalitsusest ja läks ikka 20 000 peale. Küll oksjoni hinna määrab. Ja minu meelest ei ole ta nüüd nagu selles mõttes mitte liiga suur, vaid ma arvan, et on pigem väike, et just nimelt oksjon annab selle õige hinna. Ja kui ta tõuseb sealt 2 korda kõrgemaks, on suurepärane. Kui ei ole huvilisi, siis on järelikult hind kõrge olnud ja siis on seal enampakkumise nurjumisel on vallavalitsusel õigus korraldada kordusenampakkumine, alandades pakkumise hinda kuni 30%. No ja kui see ka nüüd tõesti nurjub, et siis on veel võimalus 30% alandada ja müüa siis juba otsustuskorras, et võib-olla mitte siis enam oksjonile minna. Noh, pigem arvan, et see hind ei ole kõrge. Loodan vähemalt väga. Praeguste hindade. Tol ajal, kui see teine pool läks, et see hinnavahetus on väga targu põhjusel, see kaotab väärtust. Sinna ei ole sisse midagi kaudad. Nii, kas on muudatusettepanekuid? Aga seda tegi seesama osa. Majanduskomisjon arvab. Majanduskomisjon toetas vallavara võõrandamist korras. Selge. Pane hääletusele otsuse võõrandada enampakkumise korras Ranna vallal kuuluv vara, siis puudub E1. Palun hääletada, kes on otsuse poolt. Laat läks lahti. Mehed hääletame. Martu, sa jääd rongist maha, hääleta. Ma ei hääleta praegu. 18 pool. Kes on erapooletud? Tulemus käes. Otsus vastu võetud. Ei suutnud otsustada. Ja Aare jätkab meil päevakorrapunktiga 3 lahti. Poliitikud hakkavad juba välja lugema. Esimees, liikmed, vallavara võõrandamine enampakkumise korras ka teine eelnõu, mis puudutab siis nüüd mitte hooneid, aga küll ka kinnistut. Lääneranna valla omandis olevat kinnistut Aruvälja Tuudi külas. Hindalaga 3,27 hektarit. Tegemist on maakinnistuga, mida vald enam ei kasuta ja ta ei ole ka vallale avalikuks otstarbeks ega avaliku elu korraldamiseks vajalik. Et siin on nüüd küll küsitud selle Aruvälja kinnistu kohta hinnangut eksperdilt, et metsamaana kasutusel olevad maad, et mis selle hind võiks olla. Ja tuli hinnang, et oksjonile pannes alghinnaga 7500 eurot võiks see maatükk täitsa mõistlik olla. Nagu te näete, on tegemist nurgelise maatükiga, kus on 2 aastat tagasi mets maha võetud. Eelmine aasta istutas vald sinna uued taimed peale, männitaimed ja nüüd on juba selle maatükiga tarvis tegeleda ja temaga toimetama hakata, panima, hooldama ja seda vallal mõistlik teha ja oleks, et parem oleks ka maha müüa. Aitäh! Kas on ettekandjale küsimusi? Ei paista muudatusettepanekuid. Ei ole. Ja majanduskomisjoni seisukoht on toetades vallavara võõrandamist korras. Panen siis otsuse hääletusele võõrandada Aruvälja kinnistu enampakkumise korras ja palun hääletada, kes on otsuse poolt. Otsus
4. päevakorrapunkti juures jätkab Aare Laur. Volikogu esimees ja volikogu liikmed, järgmine otsuse eelnõu on vallavara võõrandamine otsustuskorras. Mitte enam enampakkumisega, aga otsustuskorras kindlatele inimestele. Tegemist on juba natukene, no mitte natukene, vaid tegemist on ühe varema looga ja 4-toaline korter Luha tee 114 Kirblas. Otsustuskorras müüja Tarmo Kiviselg ja Katrin Kiviseljale, kes oma korteri on nõus lasteaia 4. 3-toalise korteri siis võõrandama vallale 1 euroga ja vald siis korteri talle seda 4-toalist korterit vastu 3000 euroga. See oleks üks punkt jälle sellest lasteaia 4 tänavast, lasteaia 4 tänava majast, mis saaks vahendatud. Kuidas? Siis on üks korter veel, jah, mis ei ole veel saanud selget kinnistust, kuidas seda saada, et inimesel on raske kontakti saada. Aga loodame sellega kaasa. Vat. Aitäh. Selge. Kas on küsimusi? Kas meil on küsimusi ettekandjale? Ei ole muudatusettepanekuid? Ei ole. Majanduskomisjon asus seisukohal, et sellel juhul toetab vallavara võõrandamist otsustuskorras. Selge. Paneme hääletusele otsuse siis võõrandada otsustuskorras vallavara otsuses nimetatud isikutele ja kes on otsuse poolt. Küsin korraks selle 4, see lasteaia 4. Üks korda, kas see oli Janno Jõgi või? Kes on erapooletud? See on mees või? Meesterahvas? Kes on kolm? Jah. Ma võin vastata avalikult. Miks ei panda kõike enampakkumiseks? Mul oma sõbrad on pidanud enampakkumiseks. Nii, siis on otsus vastu võetud. Aitäh Aarele ja 5. päevakorrapunktina on meil detailplaneeringu algatamine ja ettekandjaks planeeringute spetsialist Margus Källe. Aitäh! Austatud vallavolikogu liikmed, teil on siis detailplaneeringu algatamise otsuse eelnõu. See algatamine on ajendatud kinnistomaniku avalduses, kes soovib oma maa peale ehitada ning kuna see maatükk ulatub otsapidi ranna ehituskeeluvööndisse ja piiranguvööndisse, siis sinna ehitamiseks on vajalik eelnevalt üldplaneeringut muuta detailplaneering, millega vähendatakse siis ehituskeeluvööndi. Et mitte tükki tööd teha, siis sai eelnevalt saadetud ka see plaan ja mõte ja ka Keskkonnaametile ning Keskkonnaametit oli pisku pealik vastus nende koostöö tingimustega, et missuguste puhul võib seda ehituskeeluvööndit vähendada ning nende liikmekirja kokkuvõte on see, et nemad näevad sellele ehituskeeluvööndi vähendamisele perspektiivi. Mis asukohta puudutab, siis nüüd jääb siis lõppejärve rigidus, kui ta nüüd põhjakaarde jääb Jaagu sadam ja lõunakaarde jääb Vargla sadam ning neid sadamaid ühendab siis tee, mis on vallal plaanis riburada pidi siis ka avalikuks teeks teha, siis ka lähte seisukohtadesse läks kirja selline tingimus, et seesama lohukinnistus läbi teejupp peab saama siis avalikku kasutusse ja Keskkonnaameti poolseks tingimuseks oli põhiliselt see, et ehitustegevus sellest teejupist, mis lohukinnistut läbib mere poole mitte teha ja jätta vabaks siis juurdepääs kallasrajale.
et see on väga lühidalt kokkuvõttes kõik, et jah, detailiga muuks otstarbeks seda detaili rohkem vaja ei ole, kui see ehituskeeluvööndi vähendamiseks, aga seadus näeb seda ette otsusesse. Aga piirkond on selles mõttes huvi pakkuv, sest sealt üleval poole, Arvusadama poole, Katusede äärde oleme andnud mitmeid projekteerimised, et sinna rahvast on liikumas sinna kanti. On väga tore. Sisse ka kirjutavad või? Kes seda teab, seda ei saa sisse kirjutamisega huvitavad lood, et... Jehula mees küsige, kas kirjutab? Sisse kirjutust pole olemas enam. Jah. On Maksud, register on, muidugi on. selge, kas meil on Teemakaas ei maksas, teised kui on välja kas meil on kirjutatud, küsimusi ettekandjale? Põhilise elukoha määrad. Ei paista. Majanduskomisjon toetas ühehäälselt määruse eelnõu detailplaneeringu algatamine keskkonnamõju strateegilise hindamine, kui see algatamine jätkus rohkem algatamine. aitäh. Panen siis määruse hääletusele ja palun hääletada, kes on otsustanud. sinu küllast. 19 häälega on vastu võetud. Piilus on selle kodukoha. Aitäh. Margus. Ja 6. päevakorrapunkti juures, milleks on majandusaasta aruande kinnitamine, on ettekandja Ene Täskon ja finantsjuht ettekandjana. Vanad ürituseks koha pealt ära, sai mehele. Veel muutus. Aitäh. Vannavolikogu esimees, volikogu liikmed, et teie siis valla siis 2021 majandusaasta aruande kinnitamine ja ehitasime selle üles ka siis sellises vormis, et kuna põhimõtteliselt on tegemist ka omamoodi siis esimese valitsemisperioodi lõpuga, et läbi siis arengukava sai teile ka ülevaade antud siis erinevatest strateegiliste eesmärkide täitmisest. Et kõikidele liikmetele on see majandusaasta aruanne just tutvumiseks saadetud, revisjonikomisjon on selle üle vaadanud, majandusaasta aruanne on audiitori poolt ära auditeeritud ja põhimõtteliselt on see ka omamoodi selline kokkuvõte siis tõesti 4 aasta jooksul tehtud tegevustest, mis siis selle valla esimese arengukava vastuvõtmisest alates siis tehtud on. Et sellest tulenevalt siis just on toodud tabelis ära ka need tegevused, mis siis eelmisel aastal põhimõtteliselt said suuremas osas ära tehtud, ja ära toodud ka siis põhimõtteliselt ka sellised tegevused, mida me planeerime siis ette valmistada siis kas siis selle aasta lõpuks või järgmise aasta alguses, et esitada erinevaid projekte struktuurivahenditesse ja nii edasi ja nii edasi. Et lisaks nendele sihtotstarbelistele laekumistele, mis siis on meil olnud, on meil ka siis teotatud täiendavalt siis projekte, mis siis tõid meile lisandväärtust juurde kas või siis sotsiaalotstarbelisest aspektist lähtuvalt, et suurendada siis meie elanike turvalisust, on see siis sotsiaaltranspordi osas või ka siis kodude tuleohutuks muutmise osas või siis ka puuetega isikut siis füüsilise eluaseme kohaldamise läbi. Suurematest tegevustest saab märkida ka seda, et eelmisel aastal laekunud siis COVID-i meetme raha 152 000 suures osas me siis investeerisime vallateedesse
mis näitab seda, et ka need vallateed ongi meil ikkagi jätkuvalt prioriteetsed, sest et kui elanikud ei pääse kodudest välja, siis on see meile väga halb näitaja. Ja väga palju siis oleme ka panustanud eelmisel aastal sellesse, et meie valla üleüldist sellist visuaali parendada, kas või siis lammutamist vajavate hoonete siis likvideerimise näol, et just võtsite vastu siin otsuse võrrandada siis 2 kinnistut, need on Uue-Sigala ja Vana-Sigala, et need said just eelmisel aastal ilusasti puhtaks tehtud ja siis need silmaring või silmavaatamisüstavad objektid sealt siis ära lammutatud. Ja põhimõtteliselt mittevajaliku kinnise ja varasvara müügi osas tegelikkuses sai müüdud 5 objekti ja siis mittevajalikena oli siis meil ka Tallinna maantee 63 mida siis kui jõudsi sisse sõites seda hoonet meil ka enam järgi ei ole. Mis puudub üldplaneeringu koostamisse, siis aastal 2021 kulus selleks meile 18 000 eurot ja loodetavasti me saame selle üldplaneeringuga vähemasti siis avalikustamise selle aasta lõpus. Ja mis siis võiks öelda, et sellistest suurematest tegevustest juba siis mainisin, et teede peale läks meil päris palju investeeringuid ja kõik need erinevad toetused on ära toodud ka siis meil 2021 lõpetatud projektide tabelis. Ma kõiki siin ette lugema ei hakka. Mis meil siis pooleli on, et nendest pooleli olevatest objektidest rääkisime selle aasta eelarve vastuvõtmisel, et need on siis Lihula mõisa peahoone esifassaadi restaureerimine, Rapla mõisa peahoone, Rõdu restaureerimine, Palgi-Saksa kultuuriloospositsiooni loomine ja Lihula mõisa viinaaeda renoveerimine. Ja planeerime siis ette valmistada siis taaskord jälle siis KredExist kasutuses väljas olevate hoonete lammutustoetust ja õnnestame ette ka Lihula gümnaasiumi siis ehitamist. Et mina siit poolt sissejuhatusena tegelikkuses lõpetaksin, et millised oleksid teie küsimused, võiks lihtsalt öelda ka seda, et selle aasta alguses olime siis võetud kohustuste jäägiks 4 882 888 eurot ja kui me selle aasta lõpuga siis peaksime saama siis vähendada seda siis pea 400 siis oleks 4,4. Aitäh! Kas on küsimusi, tähelepanekuid, ettepanekuid? Kas valijatel on küsimusi ettekandjale? Kõik on aruandega põhjalikult tutvuda. Võib-olla siis annaks sõna revisjonikomisjoni esimehele ka korra, Andres Ilvela. Revisjonikomisjon samamoodi on materjaliga põhjalikult tutvunud ja pidas ka oma istungi 27. mail. Ja olime ühel meel, et selle aruande võiks volikogule kinnitada ja loeksin ette siis revisjonikomisjoni arvamuse. Lühidalt on nii, et lõppenud revisjoni käigus ei saanud meile teatavaks midagi, mis paneks meid kahtlema, et Lääneranna valla majandusaasta aruanne ei kajasta õigesti juhtkonna tegevust ja finantsseisundit 31.12.21 lõppenud majandusaasta kohta. Ja ettepanek on siis kinnitada. Eitada lausega, kui see mõtli kaotavad seda, mis on eesti keelest või eesti keelest võetud. Aga lõpptulemusena revisjonikomisjon ikka jõudis õigel otsusele kinnitada. Eitada lausega. Siis ta on ikka kahtleb. Selles on seda nagu kahtleks. Vastupidi, meil ei saa, seal oli selge sõna, et öeldud, mitte midagi kahtlast me ei tee. Väga hea, aitäh Andresele ja majanduskomisjon oli millisel seisukohal? Majanduskomisjon tutvudes samamoodi majandusaasta aruandega ja siis revisjonikomisjoni aruandega ja otsustas ühehäälselt saata see aruande siis volikogu kinnitada. Aitäh, aga
siis minul ei olegi muud, kui paneme hääletusele, et kinnitada 2021 aastal Lääneranna valla konsolideeritud majandusaasta aruanne ja palun hääletada, kes on poolt. Arno. Selleks aasta aega tagasi. Hääletus on näitus, et on seal. aasta aruanne kinnitatud 19 poolt häälega ja seda otsus vastu võetud. Nii, meil järgmise päevakorrapunktina on kavas Lääneranna valla põhimääruse esimene lugemine töökorra paragrahv 7 lõige 7.2 järgi ja põhimääruse paragrahv 29 lõige 4.1 järgi tuleb siis meil mitmele lugemisele panna eelnõud, milleks üheks siis on ka valla põhimäärus. Ja esimest lugemist kannab ette vallavanem Ene Täht. Jah, aitäh, et siis koostöös siis volikogu ja vallavalitsusega siis esitame teile siis uue variandi siis Lääneranna valla põhimääruse esimesele lugemisele, et kui praegu meil on siis eraldi Lääneranna vallavolikogu töökord ja Lääneranna vallavolikogu siis põhimäärused, siis selles põhimääruses on kõik ilusasti kõik kokku toodud. Et nii nagu ikka, siis on olemas igas põhimääruses nii valla sümboolikaga seotud kirjeldused ja peatükid on volikogu esimehe aseesimehe valimise kord, volikogu töökord, kuidas volikogu peaks toimima, volikogu fraktsioonide moodustamise kord, siis komisjonide moodustamise kord, nende õigused ja kohustused ning komisjoni esimeeste ja aseesimeeste valimise kord, siis vallavalitsuse moodustamise kord ja vallavanema valimise kord, vallavalitsuse pädevusi töökord, siis komisjonide moodustamise kord, need õigused ja kohustused, kuidas võetakse valla õigusakte vastu ja kuidas siis avalikustatakse ja kuidas toimub siis jõustumine, siis valla asutuste moodustamise kord ja valla esindamise siis määramine ja kuidas siis toimub valla arengukava, eelarvestrateegia, eelarve koostamise ja muutmise ning finantsjuhtimise põhimõtted. Et see on siis toodud erinevate siis peatükkidega ära siin, et pigem olen avatud siis erinevatele täpsustamistele ja siis erinevatele küsimustele, mis siis teil selle dokumendi tutvumisega käigus on tekkinud. Meelis, palun. Et lugesin mina ka seda põhimäärust ja minul tekkis siuke küsimus. Et põhjendused on väga ilus. Ehk siis kõik asjad kokku tuua ja kõik muud jutud, aga mis selle tegelik põhjus on? Et see, kas siis nüüd see põhimäärus, mis 4 aastat meil on olnud, see nagu ei päde äkki? Kui sa lugesid, kas aru ei saada? Ei, ja teine asi on see, et väga tore oleks olnud, kui oleks volinikele saadetud kõikide muudetud punktide siis paralleelid, ütleme niimoodi. Et sa näeksid ära, et see punkt on muudetud eelmises põhimääruses, see ei ole. Et kas see on võimalik teiseks lugemiseks niimoodi teha? Teiseks lugemiseks ma ütlen, et ma võib-olla natuke selgitan seda, et kui me võtame täna nii-öelda meie volikogu töökorra ja põhimääruse ette, siis väga paljud paragrahvid nii-öelda kattuvad, mida on reguleeritud nii põhimääruses ja mida on reguleeritud nii volikogu töökorras. Ja selle dubleerimine ei ole mitte kuidagi moodi õigustatud. Ja nüüd, kui ma võrdlen neid paragrahvide tekste, siis need ei ole täpselt samad. Ei ole töökorras ega põhimääruses. Ja nüüd, kui me hakkaks esitama sellist muudatust, et see muudaks nii põhimääruse teksti kui töökorra teksti, siis
me ei suudaks seda mitte keegi lugeda. Juriidilisest põhjendusest ma saan väga hästi aru, selles mõttes ei ole üldse mingit küsimust, aga minule tundub hetkel praegu üks võimutsementeerimise kontekstis natukene toodud põhimääruse eelnõu. Ja noh, see üks näide oli seal seesama 1/3 mitte tulemise väljavõtmine, punkti väljavõtmine, et noh, see on niisugune kahekal teema, et ei meeldi opositsioonile või kui opositsiooni asjad ei meeldi näiteks mis iganes kontekstis, siis jah, nii ongi. Siis ei meeldi. Siis ei meeldi, et noh, kuidagi natuke. Aga see 1/3 mäletamist mööda eelmise volikogu koosseisu ajal see 1/3 punkt tekitas selliseid vaidlusi, noh, mis tegelikkuses ta ei reguleeri iseenesest olukorda ja sellist juhust tegelikult KOKS ette ei näe. Et meil oli nagu tarbetult koormatud töökord selliste nii-öelda sätetega, mida õiguslikult sa ei põhjenda kuidagi ära. Mina jälle leian, et see on ja mis tekitab rohkem vaidlusi, kui lahendab olukorda. Väga hea punkt hoidmaks võimul olevat seltskonda vähe joonel. Jah, aga see eelmine kord mäletamist mööda seda ei arvestatud niikuinii. Aga noh, arvestati. Ei ole siis sellest erinev ajalooline mälu. Absoluutselt, noh on erineval poole ka. Aga selles mõttes, et kui oleks vähegi võimalik, noh ma ei tea, need punktid, mis on konkreetselt muudetud eelmise põhimääruse kontekstis. Ma arvan, et mida saab teha? Seda sa soovisid tegelikult ise ka teha selles osas, et kõik need asjad seal olemas ja ma ütlen otse välja, et ma ei pea vajalikuks tegelikkuses ametnikul ühele kantsleri ametnikule selle ülesande andmist, et ta peaks hakkama välja tooma, missugune punkt on muudetud selles või teises konkreetses sõnastikus, sest et tegemist on tegelikkuses uue versiooniga, kus on arvestatud olemasolevate kehtivate õigusaktidega, toodud tegelikkuses ka uuenduslikku väljenduslaadi, kaasajastatud, konkretiseeritud ja sealsamas on välja võetud tõesti need põhjendamatud kitsendused, mis ei ole KOKS-ist tulenevad vajalikud, sest et mina leian seda, et Lääneranna vallas on võimalik kõik asjad läbi rääkida ja arutleda mõistlikult, et me ei peaks hakkama vedama siis vägikaigast, sest et me oleme sellest liiga väiksed. Me võime pindalt olla suur, aga meid on nii vähe ja me võiksime tegelikult siis asju läbi arutada nii kaua, kui me saame mingisugusegi kokkuleppe ja konsensuse. Ja kunstlikult hakata mingisuguseid kitsendusi võib-olla tekitama, siis mina arvan seda, et kaine mõistus võitku. Rahulik meel ja kaine mõistus. No selle kaine mõistusega me oleme rahva seas väga kehvas seisus, mida ma lugesin. Kuulas valest. Aga see on kõigi meie siin saalis viibijate kätes seda kõike parandada. Et mina leian küll, noh selles mõttes ametnik on selle töö juba ära teinud, ta oleks võinud kohe need punktid panna sinna kõrvale, et nii kui tavalispärase määruse muutmisega pannakse need punktid sinna kõrvale, ma ei näe seal mitte mingisugust asja. Me võtame vastu tervikteksti, me võtame vastu uue tervikteksti, me ei muuda. Aga miks sa ei saa võtta ise vana, seda kõrvale panna ja siis võrdlust teha? Ja ma saan. Küllil on korras. Küllil on ise lugemisel. Praegu saame teha hääletusega. Esimene lugemisel. Põhimäärusesse volikogu töökorra. Tahame seda muuta. Kas me hakkame siis, ütleme, töökorda tahame muuta, kui me paneme, miks me võiks seda siis panna põhimäärusesse ka ühe määruse vormin, et me ei pea kogu aeg seda, siis me saame teda muuta, kuidu me peame põhimääruse võtma, et kuidas see juriidiliselt on? KOKS-i kohaselt ei pea põhimäärus olema lugemisel kahel lugemisel. See tähendab seda, et meie oma põhimääruse võime muuta ka ühel lugemisel. Minu mõte on see, et vallas on kaks sisulist otsust või määrust, mida me loeme kahel lugemisel, on eelarve, mis on oluline nii-öelda paikapanemiseks, kuidas vald toimetab sellel eelarve aastal, ja teine on valla arengukava. Põhimäärus
ei pea sugugi olema see dokument, mida peab lugema 2 lugemisel. Nii et see ongi see põhjus. Võiks. Seda parandust ma kirjutasin ka, et siis komisjoni istungil me peaksime siis üldse mingi arvamuse saama, et kas me siis hakkame kasutama mingi, kuidas me üldse oma istungeid hakkame nagu tegema, kas me teeme siis puhtalt elektrooniliselt video teel või kas me lähme kunagi edasi ka mingi muu süsteem, mitte nii muu, kui riigis volikogus, kas meil on see plaanid, siis selle me võiksime nagu mingid asjad sinna tuua konkreetselt. Elektrooniline tuleb panna. Ei, see elektrooniline on sees praeguses tekstis ka. Et millise me välja nii-öelda valime sealt tulevikus. See keskkond ei peagi valima. Just, et lihtsalt ongi see, et vastavalt tehniliste tingimuste olemasolul võib hääletamine toimuda elektrooniliselt. See annab volikogule vabad käed. Aga salajast hääletusse sa pead hoidma. Tänasel päeval küll, aga võib-olla 3 aasta pärast on mõni teine keskkond, mis on meile sobilik, Hiina poolest ja nii, praegu ei ole üldse. Aga volist 2 alles tuleb, eks ju? Just, täpselt. Et meie ei ole ju tegelikult otsustanud volikogu ära, millist platvormi me kasutame ja kas me volist kasutame. Abinõugud on ukse taga arvestada, eks ju? Nii et ei ole ka COVID-kulu peale kagu. Ei, absoluutselt. Jääme kõik nagu loema praegu. Just, aga seesama punkt annab meile võimaluse selle valiku teha. Aga siis me võtamegi volikogu otsuse vastu, et me kasutame volist ja see annab meile võimaluse volist kasutada. Aga meil ei ole võita. Mitte põhimääruse küsimus. Võimalus antud ja millised need platvormid saavad olema, seda otsustame tulevikus, et tõesti nagu ütlesin, nii arengukava kui ka eelarve, pigem on ta rohkem eelarve küsimusest, et see volis on ju reaalselt tegelikult volikogule ja vallavalitsusele töövahend. Ja see on praegusel hetkel taandunud puhtalt eelarveliste vahendite kasutada. Ja volise 2 demo tegelikkuses ma eile käisin vaatamas, et põhimõtteliselt sellega tegeldakse edasi, kuid see peaks nüüd saama niimoodi valmisküpseks, siis arutame seda asja edasi, et ta oleks võimalik kasutusele. Seda ei pea ka väljaostmises, seda saab ka rentida. Absoluutselt on see tõesti. Nii ühekordsete võimalustega absoluutselt. Nii, Arnold. Nii palju märkuseks, et tegelikult elektroonilise variandi kasutamine on tegelikult erandlik asi, et reegel on see ikkagi, kui on võimalik teha füüsiline koosolek, siis tehakse füüsiline. Et tegelikult on, võib-olla meil ei tulegi taost erandlikku olukorda ette, me ei tea seda, aga muidugi peaksime valmis olema, kui läheb varjaks. Janaril oli ka. Ma lihtsalt tahtsin ma saan aru, et siin on 2 erinevat asja, et üks on see, et see dokument reguleerib seda, et meil on õigus kasutada elektroonilist keskkonda ja kogu lugu. Ta ei pea reguleerima täpselt mida. See, mida me kasutame, sõltub ju nii-öelda vabast turumajandusest, mis praegust on hetkel vaba pakkumisel. Et me peame olema valmis seda nagu selles mõttes iga muutma, kui me vastavalt nendele reeglitele, mille riik on kehtestanud. Ja see sama, et erandkorras, aga me peame ikkagi mõtlema selle peale, et kui maailm tõesti korras, meil on mobiilsed ja liikuvad üle universumi, siis mul peab olema see võimalus, kus tahes maailma otsast osaleda, ilma selle haigus ei ole haigus. Et selle peale saab lugeda, kui näitab, et kui täna selleks ei ole raha, arusaadav, selle tegeletakse arusaadav ja sealt dialoog lõpetab, see ei ole midagi pikemalt arutada. Ma leidsin siit määruse lõpust, lõppsätetest ka natuke salajast informatsiooni, mis enne ei ole avalikustus. Nimelt Lääneranna vald on aastast 15. veebruar 2008 juba eksisteerinud. Kas see vastab tõele või mina ei tea midagi? Kirjarea. No võiks siis ära parandada. Sõjasalastus, jah. Aga aitäh tähelepanek. Võiks ju teised ka läbi lugeda määruse lõpuni. Aga sa pole ka enne lugenud. Kõik nägime seda, me ei tahtnud seda välja öelda. See on väga hea tähelepanek. Suurepärane, et me loeme aktid lõpuni. See on väga hästi. Vana harjumus. Absoluutselt.
seletuskiri oligi lõpus. Jah, kas meil on täna selle esimese lugemise juures veel mingisuguseid mõtteid? Minu mõte on see, et muudatuse ettepanekud me esitaksime, kellel on soovi ja me arvestame ka neid, mis siin on meili teil juba tulnud, seda elektroonilist poolt üle vaadata ja kõike muud. Täna tuli siin ka veel mõned kirjad. Käime selle kindlasti üle, aga muudatuse ettepanekud, kellel on konkreetseid, siis esitada 01.07.2022 aastaks. Kiireks läheb. 3 nädalat. See juurde küll, ta hakkab pihta. Mingus jaanipäev. Juulis volikogu tahab teha. Oleme töised see aasta. Juuli lõpus. Meil 1 kuu oli vaba. Meil on raamatud, ei ole volikogu ei ole vaba. Kirik ei ma sain aru, et see juulis teha. 2 volikogu. Nii, aga eelmist aastatest ka. majanduskomisjoni seisukoht oli majanduskomisjon tutvus ka materjaliga härra Irvela poolt viidatud kirjavigadele tähelepanu ei pööranud ja ehk me ei leidnud neid üles. Ja lugedes läbi ka selleks hetkeks tulnud muudatusettepanekud, siis majanduskomisjon otsustas ühehäälselt, et koos muudatusettepanekutega suunata volikogu esimesele lugemisele ja siis olime selle poolt. Teisel pool. Ja siis peale selle teisel pool. Väga hästi sõnastatud. Et ma panen siis hääletusele otsuse saata Lääneranna valla põhimäärus teisele lugemisele ja palun hääletada. Ma räägin 19. Nii, kas meil on vastu? Põhimõtteliselt ei peaks seda üldse hääletusele panema. Ma ütlen, volikogu töökord paragrahv 7 lõige 8. Eelnõu lugemise katkestamise või saatmise järgmisele lugemisele otsustab volikogu poolt häälte enamusega. Nii et kas sa oled veel seisukohal, et ei peaks hääletama? Ma juba hääletan vastu. Selge, hääletab vastu. Erapooletuid ei ole. Ja siis oleme saatnud põhimäärusse teisele lugemisele. Ja päevakorrapunkt 8 ja ettekandja Ene Täht, palun. Nii, aitäh, et põhimõtteliselt teie ees on siis ühinemiseelsed kohalike omavalitsuste erinevad õigusaktid, mis on Riigi Teatajas avalikustatud ja mida me iseenesest oma töös igapäevaselt ei kasuta, sellepärast et vahepeal on tulnud Lääneranna vald. Ja tunnistada siis kehtetuks Hanila vallavolikogu määrus Hanila valla ametiasutuse ja ametiasutuse hallatavate asutuste dokumendiregistri põhimäärus, siis Hanila vallavolikogu Hanila valla haldusterritooriumil noorte projektilaagri pidamise tingimused ja kord ning loa väljastamise kord, raamatukogude mittevajalike teavike tasuta võõrandamise või müümise kord, lumetõrje teostamine Hanila vallas, siis Koonga valla volikogu riigieelarvest raske ja sügava puudega lastele abi osutamiseks eraldatud toetuste kasutamise kord, külavanema statuut, äriruumide rendi ja piirmäära kehtestamine, Lihula vallavolikogu külavanema valimise kord Lihula vallas, Lihula valla projektides osalemise kord ja Lihula muusika- ja kunstikooli pedagoogide kvalifikatsiooninõuded. Et enamik nendest õigusaktidest on tegelikkuses sisalduvad juba
juba siis Lääneranna valla volikogu tegutsemise ajal vastu võetud õigusaktides ja mõni tegelikkuses oma töös tegelikkuses meil vajalik ei ole ka. Või on siis teiste õigusaktidega juba ka kaetud täiesti, et selleks, et edasi tegutseda ja toimetada. Andres, oli küsimus? Koolkovallas on paar külavanemat valitsus, mis nendest saab? Anilas on ka üks. No selles mõttes, et selle asemel ja pole meil midagi. Meil ka Matsalas otsus panime mal medali vaja. Anilas on ilma statuudita valitsus. Kotil on ka ju. Ega keegi tema staatust ära ei võtta olla külavanem. No võtab sellega, on ta ei keegi juba. Ei võta. Saanud siis saanud. Põhimäärus sisse panna, et on külavanemat valimised ka. Ettepanekud 1. juuliks. Jah, absoluutselt. Ei, aga on mingisuguseid ettepanekuid veel? On ikka. Hääletada. Hääletada. Väga mõistlik. Majanduskomisjon toetas ka õigusaktide kehtetuks tunnistamist. Selge, panen hääletusele tunnistada siis rida õigusakte kehtetuks ja palun, kes on selle poolt. Ma olen erapooletu, kuna ma ei saanud vastust, mis saab külavanem. Lahti lastakse rumalased on. Lahti lastakse millest? 18 ja erapooletu. Külavanem lahti lasta muud midagi. Nii, aga aitäh Enele ja 9. päevakorrapunktina on meil noortevolikogu põhimäärus ja siin on ettekandjana Karmen Pikmets ja taas ettekandjana hariduse, kultuuri, sotsiaalosakonna juhataja. Palun, Karmen. Tere! Selles mõttes, miks me seda põhimäärust üldse hakkasime üle vaatama, on lihtsalt selle tõttu, et meil on uued valimised tulemas sügisel, valitakse 3. koosseis. Taaskord on võib-olla natukene mure, et äkki meil ei tule 13 liiget kokku, aga me selle tõttu ei tahagi lihtsalt noortevolikogu eksisteerimist lõpetada. Praegusel hetkel põhimääruse kohaselt ei saaks noortevolikogu hääleõiguslikult eksisteerida, kui 13 liiget kokku ei tule. Siin on need vastavad muudatused, mis siis võimaldaksid ka koosseisul vähem kui 13 eksisteerida hääleõiguslikult ja me oleme mõelnud, et see minimaalne arv võiks olla kuni 7. Teen kohe ka märkus, et paragrahvi 6 lõige 7, et seal oleks vaja teha redaktsiooniline parandus, mis just tuli ka, et lisada sinna 13 ette kuni. Et see on lihtsalt ainult väikesõnaline parandus, mis jäi kahe silma vahele. Ja lisaks oli ka siin üks märkus, mille meile ka jurist tegi, et meil oli välja jäetud põhimäärusest see olukord, kui 2 liiget saavad sama arvu ja miski peaks määrama siis, kes nendest saab liikmeks. Et siis sinna tuli ka paragrahvi 6 lõige 9 juurde liisu liitmise osas. Ja ma ei tea, Jane, kas sa tahad midagi lisada? Aitäh, ja volikogu, ma ei taha midagi muud lisada, kui öelda seda, et kui Eesti Vabariigi omavalitsustes oleks nii tubli noortevolikogu, nagu on Lääneranna vallas, siis ma arvan, et meil oleks Eesti tunduvalt parem lähemalt 5 aastat. Nii et suur aitäh noortevolikogule. Ma ei ole näinud oma pika ea jooksul selliseid pöördumisi ja selliseid ettepanekuid, nagu on eelmisega Lääneranna noortevolikogu. See on kogu minu juhus. Aitäh. Nii, kas on ettekandjatele küsimusi, muudatusettepanekuid? Ei paista. Haridus, kultuuri ja noorsookomisjon otsustas. Jah, me tegime seekord oma koosoleku teema editeeritud. Üks punkt meil oli ja kõik komisjoni liikmed toetasid kõne all olevat eelnõud, et seda saata volikogu hääletusele. Selge, aitäh. Panen hääletusele Lääneranna noortevolikogu põhimääruse muutmise ja palun hääletada, kes on muudatuste poolt.
ühehäälselt otsus vastu võetud. Nüüd me oleme küll oma ajagraafikust ees, me palusime Pille Metspalul olla 15:30, aga kui teile sobiks, teeksime üks 10 minutit pausi, kuulutame natukene pead ja siis võtame nendega ühendust, et saavad alustada varem. Sobib. Teeme 15:10. 15 minutit pausi.
Meil on veebis on siis Hendrikson ja Co esindajad, Pille Metspalu, kes siis annab meile ülevaate Lääneranna valla eriplaneeringu hetkeseisust. Et palun, Pille, et me oleme valmis sind kuulama. Aitäh! Ja tere meie poolt. Minu kõrval on siin Jaak Järveküll ka, kes on siis keskkonna strateegilise hindamise juhtekspert tuuleparkide eriplaneeringu puhul. Nii, aga siis teeme vast niimoodi, kuna meie teie pilti väga palju ei näe, et siis me räägime oma juttu ära ja siis hea meelega vastame küsimustele, kuulame kommentaare. Et kui nii sobib, siis ma läheksin kohe edasi. Ja me väga pikk jutt ei ole, aga räägime siis niimoodi. Selle slaidi peal on nüüd selle eriplaneeringu protsessis keel, eks ta on selline parasjagu keeruline planeering, mis põhimõtteliselt toimub siis kahes osas. Esimeses osas me peaksime välja valima siis tuuleparkide rajamiseks põhimõtteliselt sobivad alad, hindama mõjusid, mis tuuleparkide rajamisega üldisel tasandil kaasnevad ja tooma välja siis täpsemad arendustingimused. Ja teine etapp on siis juba selline, kus tehakse detailne lahendus, pannakse paika tuulikute asukohad, parameetrid, tuuakse välja konkreetsed leevendusmeetmed. Sinnamaani praegu jõudnud ei ole. See on siis selline järgmise aasta töö. Ja hetkel me oleme Keleroosa kasti juures, et siis meie poolt on valminud siis asukoha eelvaliku eelnõu ja mõjude hindamise esimese etapi aruande. Ehk siis meil on põhimõtteline arusaam, millised alad võiksid olla tuuleparkide arendamiseks sobivad, millised on üldiselt kaasnevad mõjud ja millele kõigele me peame tähelepanu pöörama, kui nüüd konkreetsemalt, täpsemalt tuulikud paika panna. Ja me siis hästi põgusalt Jaaguga tutvustamegi siis just selle esimese etapi hindamise tulemusi ja räägime üle, millised alad meil siis sõelale jäid ja milline see üldpilt on siis ka selles osas, et mida siis huvitatud osapooled peavad edasi tegema selleks, et neid alasid realiseerida. Nii, et liigun edasi. Võib-olla kõige parema pildi asukohtadest saate siis, kui kasutate veebiportaali. Valla valitsuse kodulehel peaks olema ka lingitud siis selline interaktiivne kaardirakendus, mille veebi aadress on. Kas slaidid ei liigu edasi? Aga siis teeme nii, et teinekord on millegi pärast. Ahah, väga hea. Ja seda slaidide ka ei näinud siis, jah? Pärast see nii on. Ma proovin, kas nüüd on näha selline blokkskeem? Väga hea. Ühesõnaga, selle blokkskeemi juures ma tahtsin rääkida siis seda, nii-öelda kirjeldada protsessi ja kus me oleme, aga võib-olla ma üle ei hakka rääkima. Rõhutan siis jah, et see nii-öelda Keleroosa kast ehk siis asukoha eelvaliku faas on see, kus me praegu oleme ja valminud on meil siis esimese etapi aruanne ja ka asukoha eelvaliku eelnõu. Ja järgmine aasta toimub siis juba sobivatele aladele detailse lahenduse koostamine koos eelnevate uuringutega. Nii, aga kas nüüd näete kaardipilti? Väga hea. Aga siin on vist natuke vaja nüüd väiksemaks teha. Niimoodi. Ja tahtsin reklaamida siis seda interaktiivset kaardirakendust, mis sellisel aadressil, nagu siin kirjas on kõigile kättesaadav avalikult. Siin saab lihtsalt täpsemalt vaadata, kus need alad paiknevad, mis on lähiümbruses, milline on ka taustainfo
millised on välistavad tegurid, millega on arvestatud, et kõik need kihid on siin sisse välja klõpsitavad ja võite rahulikult seda uurida ja vaadata. See kaardirakendus jääb siis meil aktiivseks kuni planeeringu koostamise päris lõpuni. Ja kui te juhtute nüüd kaardirakendust kasutama, siis ma igaks juhuks juhin kohe tähelepanu nendele pisikestele kolmnurkadele, mis on kastikeste ees, et selle pisikese kolmnurga peale vajutades avaneb veel täiendavaid kihte, mida saab kõik ükshaaval sisse välja lülitada ja kõik kihid välja saab lülitada siit risti pealt. Lihtsalt väga kiire, lühike juhend veebirakenduse kasutamiseks. Ja selline on ka siis eriplaneeringu selline veebiportaal. Siia materjalide alla lisandub nüüd eeldatavasti vahetult enne jaanipäeva, siis ka täpsustatud esimese etapi aruanne ja aruande eelnõu. Praegu me räägime teile küll tulemused ära, aga natukene selline täpsustav töö veel meil aruannete kallal käib. Et siit saab siis enne jaanipäeva ka nagu pikemat, põhjalikumat informatsiooni aruannete näol. Aga lähme nüüd edasi, et me annaks võib-olla sellise lühikese ülevaate, millised alad meil jäid sõelale, mis on ühe või teise alaga seotud sellised võib-olla tähelepanu vajavad asjaolud ja kuidas siis edasi minna. Et me teadupoolest alustasime tööd nii, et meil oli välja selgitatud sellise välistavate tegurite ruumi analüüsi põhjal 7 ala, mis võiksid olla siis edasises kaalumises ja analüüsimises. Nüüd, kus me oleme teinud ära siis esimese etapi mõjude hindamise, me saame öelda nii palju, et ala number 1, mis oli siin päris valla lõunaosas, langes täiesti välja. Langes välja just keskkonnapuhvrite tõttu, ehk siis Keskkonnaamet on eelmise aasta juulikuus välja pakkunud sellised soovituslikud puhvrid, mida tuleb arvestada. Ja kui me need peale panime, siis alast number 1 väga midagi järgi ei jäänud, nii et see ala läks meil välja. Siis ülejäänud aladest ala number 7 oli selline, mis on näete juba asukoha järgi, on Matsalu lahele väga lähedal. Sealsetele nii-öelda linnukaitseliselt väärtuslikele aladele tõesti kriitiliselt lähedal. Ja see oli ala, millest me siis hindamist alustasime. Jaak kohe paari sõnaga räägib täpsemalt. Nagu te näete, see ala on toodud meil kaardi peal välja ikkagi ebasobiva alana. Aga tärniga, mis tähendab, et seletuskirjas on teatud tingimused, mida võib-olla siis täita õnnestub, sel juhul võib mõelda selle ala sobivust edasi. Aga kohe annan Jaagule sõna, ta räägib sellest pikemalt. Siis meil on sellised roosakad alad valla idaosas 4 ja 6, mis meile tundusid ka ebatõenäoliselt. Ühelt poolt sellepärast, et seal puuduvad arendajad või konkreetne nii-öelda arendushuvi lähiaastateks ja teisalt on seal ka selliseid ebasoodsaid tegureid, mis nende alade arendamise ebatõenäoliseks muudavad. Ehk siis meil ongi kõige rohkem jäänud sõelale need 3 ala koos väikeste lahustükkidega, mida meie siis toome aruandes välja ja kus võiks siis detailse lahenduse raames mõelda tuuleparkide rajamist. Aga nüüd annan sõna Jaagule ja Jaak siis räägib pisut pikemalt alade eripärast juba. Ja, et ala 7 siis, mis Pille mainis, et mis on siis täiesti mitte ebatõenäoline sõnastuses on ju. Et see on just eelkõige Natura alale mõjude tõttu ja võib-olla siis sissejuhatus ka see, et või teadmiseks, et Natura hindamise puhul on ju Natura hindamise metoodika näeb ette, et hinnatakse ainult mõjusid Naturale ja teisi igasuguseid mõjusid ja argumente ei kaalutagi, et kui Naturale ebasoodne mõju on, siis ei loe ka, kui hea või halb ta ülejäänud mõjude osas on, siis ta tuleb nagu välistada. Ja sellepärast siis ka see Natura hindamine tehti kõige esimese asjana meil hindamise käigus
ja ala 7 puhul tõesti siis praegust teadaoleva informatsiooni ja andmete põhjal ja praeguses üldplaneeringu täpsusastmes, siis arvestades just eelkõige seda Matsalu olulist linnuala, et Natura hindamine andis tulemuseks, et ebasoodne mõju tõenäoliselt on ja seega siis on see ala 7 ebasobiv ja alad 7 siis me ka selles klaesse aruandes praegu teisi aspekte ei hinnanudki, et jäi ta siis nagu Natura tõttu välja. Nii, aga äkki lähme järgmist slaidi juurde. Siis mul on palju siin. Nii, aga siis need, ütleme, kehvematest tulles siis nagu järgmised on ju, et mis praegu said nimetatud ebatõenäolisteks. Et võib-olla siis kiirelt loen need olulisemad kitsaskohad siin ette, et mis neil oli, on ju. Et ala number 4, siis esimene üks probleem, mis tuleks lahendada, oli siis ka jällegi Naturaga seotud, et Lavassaare ja Tuhu-Kesu linnualade vaheline sidusus ja seal koridorid võib tekitada probleemi sellele ja jällegi seotud Natura hindamisega, seega üsna oluline asi, millega tuleb tegeleda. Ja siis ühtlasi on ala 4 ka soomtagana väärtuslik maastik ja siis ka metsiste temaatika üleval. Siis kolmas punkt tegelikult, mis siin välja toodud, kehtib nagu mõlema kohta, on ju, et võimalikud liikumispunktid on kaugel ja selleks, et nendeni jõuda, tuleb omakorda jällegi siis ühte Natura-ala, Karinamäe loodusala läbida, mis võib osutuda keeruliseks. Ja siis alal 6 siis seevastu lisaks on siis ebasoodne mõju rohevõrgustikule ja ühtlasi ka ta on maavaradega alaliselt kattuv, et siin on Lihula turbamaardla ja sellistel aladel võib arendada alles siis, kui see maavara on ammendatud, et praeguste selliste reeglite järgi. Ja nagu Pille mainis, et siis ei ole huvilisi ka väga nende alade kohta olnud, et seega hetkel hinnatud nad ebatõenäolisteks, aga siiski mitte on ju välistatud ja planeeringus saab siis ka kirja see, et juhul kui huvi peaks tekkima, et siis saab põhimõtet on võimalik neid edasi kaaluda, aga Ja kui me tegelikult selle jätsin mainimata, et mis tingimustel ala 7 on see, kus Natura puhul täitsa välja jäetud, on võimalik edasi teha, et selle puhul tuleb teha nagu veelgi rohkem, et seal ei saa ainult jätkata siis selle teise etapiga, vaid siin tuleks need uued andmed saada uutest uuringutest ja tegelikult tuleks siis praegune esimese etapi hindamine ka veel uuesti ju ära teha. Ühesõnaga seda ei ole veel üldse nagu läbivalt kõikide aspektide osas hinnatud. Nii, aga siis veel mõned slaidid just selle mõju hindamise kohta, et mis seal aruandes on. Et saab välja tuua, et näiteks meil on selles esimese etapi hindamises on ka meil aruandes on mürakaardid, aga nad on illustratiivsed selles mõttes, et need tuuliku asukohad ei ole lõplikult veel teada ja seega neid ei tohi võtta nagu lõpliku hindamise tulemusena, aga et mürakaardid näitavad lihtsalt seda, et põhimõtteliselt selles etapis näitavad seda, et põhimõtteliselt on võimalik neid alasid rakendada. Samamoodi on illustratiivsed varjutamise kaardid ja siis aruandes hetkel on ka näidisvisualiseeringud tehtud. Aga kõikide nende teemade puhul siis on rõhutatud ka seda, et järgmist detailse lahenduse etapist tuleb need asjad üle hinnata siis vastavalt arvestades konkreetseid tuulikute asukohti. Ja müra puhul ka tegelikult tuulikute mudelid juba. Nii, ja siis minu poolt võib-olla viimane slaid sellest mõju hindamise nii-öelda tingimustest või sisust,
et siis nendele aladele, mis praegu on nagu lauale jäänud, et nende kohta on siis seletuskirjas antud tingimused, mida järgmises etapis tuleb teha ja siin slaidil on siis loetletud võib-olla sellised olulisemad uuringud, mis järgmises etapis veel tuleb teha. Et nagu mainisin, siis müra modelleerimine tuleb teha uuesti, arvestades siis juba detaile. Samamoodi varjutuse modelleerimine tuleb teha uuesti. Selle tulemusena, varjutuse modelleerimise tulemusena võimalik anda täpselt näiteks tingimused, et mingi tuulik peab mingil kellaajal, mingil kuupäeval korraks seisma, et just sellel hetkel, kui ta võib siis konkreetsele potentsiaalsele mingile eluhoonele varjutus näiteks tekitada, et see läheb nagu nii detailseks järgmises etapis. Ja linnustikuuring kindlasti on üks olulisemaid uuringuid siin, annab olulise sisendi Natura hindamiseks järgmises etapis ja selle puhul oleme ka kaardistanud siis, et mis tüüpi linnustikuuringuid veel, et kindlasti on kõikide alade puhul haudelinnuliikide inventuuri vaja, aga ka täpsustusel vajadused, võib-olla ka elupaigakasutuse uuringud, teatuskohtade ja liikumisteede uuringud. Et kõike seda siis hakkab detailse lahendusetapis täpsustama. Nahkhiirtega samamoodi tuleb kõikide alade puhul selline ülevaatus teha täpsemalt. Ja viimane punkt siis, et kõik see annab sisendi siis Natura veelgi täpsemaks hindamiseks, mis võtab siis juba konkreetselt tuulikute asukohti ja täpselt arvu ja kõike nagu rohkem arvesse kui praegu. Nii. Aga annan sulle sõna tagasi. Ma nüüd räägiks võib-olla üle selle, et millised on edasised sammud ja mis on ühtlasi ka volikogu roll, millal tuleb hakata vastu võtma otsuseid. Praegu on see lihtsalt meie poolt informatiivne punkt, et selgitada, kus me parasjagu protsessis oleme. Aga järgmiseks sammuks on nüüd see, et me saadame vallavalitsusse veel lõplikuks ülevaatamiseks eelvaliku eelnõu ja esimese etapi aruande eelnõu, nii-öelda 22 juuni on see, mis meie poolt on plaanis asjad välja saata. Siis tuleks need materjalid saata kooskõlastusringile nii ametkondadele kui ka huvitatud isikutele, kes võivad siis avaldada arvamust. Ametlikult on selle jaoks aega 30 päeva. Meie kogemus näitab, et teinekord ametkonnad eriti kipuvad küsima ka ajapikendust, nii et umbes augustiks, ma arvan, on kooskõlastusring siis läbitud. Sellele järgneb avalik väljapanek, avalikud arutelud, orienteeruvalt siis ütleme september kuni november, väljapanek jälle 30 päeva. Pärast väljapanekut peame vastama kõigile esitatud küsimustele, ettepanekutele ja seejärel siis arutelud. Kõigi nende etappide tulemusel me ilmselt täiendame, täpsustame aruannet ja ka eelvaliku eelnõud, võib tulla ka mingisuguseid muudatusi, kui mõni amet, näiteks Keskkonnaamet ei ole üldse nõus alaga number 7, mis on see kõige murettekitavam ala. Nii et me jätame endale võib-olla ka natuke täpsustamise, täiendamise aega, aga eeldatavalt peaks olema siis volikogu ees see planeeringu eelvaliku etapp vastuvõtmiseks aasta lõpus. Et siis peab volikogu otsustama, millised alad jäävad tõesti sõelale. Mõned alad võib-olla jäävad teatud tingimustega sobivaks, aga siis on vaja otsust, et sellised alad on sobivad ja ühtlasi oleks vaja siis indikatsiooni, milliste aladega tasub edasi minna detailse lahenduse koostamisega. Et riigihange, mis selle planeeringu ja mõju hindamise jaoks tehtud on, tõi välja siis selle, et detailne lahendus koostatakse 2 alale. Nii et meil on vaja igal juhul teada 2 ala, kus siis detailset lahendust hakatakse tegema ja see võtab suurusjärk siis 1 aasta, ehk siis aasta 2023, kus siis tuleb teha ka need samad täpsemad uuringud ära, mida Jaak selgitas. Nii et praegu ja meie poolt vist ongi slaidid läbi käidud, seega ootame küsimusi ja kommentaare. Aitäh kuulamast! Nii volinikud, kas on meil ettekandjatele küsimusi? Tundub, et ettekanne oli põhjalik ja põhjapanev ja volinikud on pahviks löödud, et küsimusi ei ole, nii et suured tänud ülevaadet andmast.
ja juba järgmiste kohtumisteni. Väga hea, aitäh teile! Tänud! Head aega! Nii, aga nüüd oleme selle informatsiooni teadmiseks võtnud. See on nüüd teada meie enam-vähem otsuste tegemise aeg ka, eks see sõltub nii-öelda protsessist ka veel edasi. On siis plaanis sellel aastal teha ka juulikuus volikogu? 1 kuu on meil ette nähtud puhkusel. See on meil üldjuhul. Ei, seda kas see kirjas ei olnud? Ei, meil on üldjuhul jah, et ei toimu, aga tahaks edasi liikuda nii põhimäärusega kui ka vallavalitsus soovib tulla arengukavaga. Et me sügisel oleks kõik asjad meil kenasti augustis vastu võetud, siis mu mõte on küll, et teeme. Aga mõtleme seda selliselt, et äkki ei tee siin saalis teeme, kui meil